Juba üle 500 ettevõtte on kasutanud oma ettevõtte kasvatamisel mitmekesistamise toetust. Keskmiselt on toetussummad jäänud 80 000 euro juurde. Maksimaalsed toetussummad kündivad kuni 150 000 euroni. Kõlab huvitavalt. Aga kes seda toetust kasutada saaksid? Olen Allar Korjas Maaeluministeeriumi maamajanduse ja konkurentsibüroost. Vaatame üle, milleks mitmekesistamise toetus on ette nähtud ja mis valdkonnas tegutsevad ettevõtted seda toetust kasutada saavad. Lõpuks toon välja, mis on olnud 3 kõige sagedamat komistuskohta toetuse taotlemisel ja kuidas neid vältida. Mitmekesistamise toetus on ette nähtud uute masinate seadmete ostmiseks ning tootmis- või teenindusruumide ehitamiseks. Ja seda saavad kasutada kuni 9 töötajaga vähemalt 2 aastat tegutsenud ettevõtted, kes on valmis maale uusi töökohti juurde looma. Kuna mitmekesistamise toetus on ette nähtud uute töökohtade loomiseks maapiirkonnas, siis peavad toetuse abil soetatud seadmed, ehitatud ruumid ja loodud töökohad olema samuti maapiirkonnas. Mõned näited. 5 aastat vallakeskuses autoremondiga tegelenud ettevõte kavatseb käivitada naabervallas teise samasuguse töökoja. Selleks plaanitakse toetuse abiga ehitada töökojaruumid, soetada tõstukid, diagnostikaseadmed ja ka värvimiskamber. Kokku tekib 3 uut töökohta maapiirkonda. Mitmekesistamise toetust saab kasutada väga erinevates valdkondades tegutsemiseks. Ainult mõned üksikud valdkonnad on välistatud. Nendeks valdkondadeks on põllumajandus, kalandus ja metsandus, toiduainete tootmine, kui tulemuseks on põllumajandustoode või alkohol, mäetööstus, veevarustus, ehitus ja kinnisvara, veondus ja laondus, finantsteenused ja nõustamine ning hasartmängude korraldamine. Ettevõtlusvaldkondi eristatakse tegevusvaldkonna klassifikaatori ehk EMTAK koodi alusel. Välistatud tegevusalad koos EMTAK koodidega on toodud meetme määruses ja ka PRIA kodulehel. Lingid leiate altpoolt videokirjeldusest. Kui ettevõte plaanib edaspidi tegutseda mingis muus valdkonnas kui põllumajandus või eelpool mainitud välistatud tegevusvaldkonnad, siis tasub kindlasti kaaluda mitmekesistamise toetuse kasutamist. Oluline on mitte see, millega ja kus ettevõte seni tegeles, vaid see, mis valdkonnas ja kus tegutsemiseks toetust kasutada on plaanis. Isegi kui ettevõte hetkel tegutseb linnas, kuid uued töökohad loob maapiirkonda, on toetust võimalik kasutada. Kui ettevõtte põhitegevusala on näiteks loomakasvatus, kuid plaanis on hakata ka liharestorani pidama, siis restorani käivitamiseks saab mitmekesistamise toetust väga hästi kasutada. Toon mõned näited. Autovedudega tegelev ettevõte teeb kohviku ja kiirsöögikoha automagistraali äärde. Kuigi transport ja logistika iseenesest on välistatud tegevusvaldkonnad, siis kohviku ehitamise jaoks saab ettevõte kasutada mitmekesistamise toetust. Tartus mööblikauplus pidav ettevõte hakkab ise lastetoa mööblit tootma ja paneb selleks püsti töökoja kuskil maapiirkonnas. Kuna mööbli tootmine hakkab toimuma maapiirkonnas, saab tootmisseadmete ostmiseks ja tootmisruumide renoveerimiseks kasutada mitmekesistamise toetust. Maale tekivad juurde uued töökohad. Veel üks näide. Köögiviljakasvataja Ida-Virumaal renoveeris ära küla keskel asuva vana Meierei ruumid ja käivitas seal pagari töökoja ja toidukaupluse. Külas on üle hulga aja taas jälle kauplus avatud. Möödasõitjatel on põhjus poes peatust teha ja värskeid saiakesi kaasa osta. Ja maale tekkis mitu uut töökohta. Ruumide renoveerimiseks kasutati maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetust. PRIA võtab mitmekesistamise toetuse taotlusi vastu kord aastas, paari nädalase ajavahemiku jooksul. Kuna hiljem pole võimalik taotlust enam esitada, peaksid kõik dokumendid selleks hetkeks korras olema. 3 asja, mis on toetuse taotlemisel kõige sagedamini takistuseks saanud ja mida tegelikult on väga lihtne vältida. Esiteks, ettevõttel ei tohiks taotlemise hetkel olla mingeid võlgnevusi riigi maksude osas. Las raamatupidaja vaatab üle, et kõik maksud oleksid õigeaegselt ära makstud enne taotluse esitamist. Teiseks, kõigi ostetavate masinate, seadmete, samuti ehitus- ja remonditööde kohta peavad enne taotluse esitamist olema võetud võrreldavad hinnapakkumised. Ehitustööde kohta võetud hinnapakkumiste puhul peab olema kasutatud PRIA kodulehel olevat spetsiaalset pakkumise vormi. Ja kõigi 5000 eurost kallimate ostude korral on vaja taotlusele kaasa panna 3 võrreldavat hinnapakkumist. Kontrollige enne taotluse esitamist, kas kõigi asjade kohta on hinnapakkumised olemas. Kolmandaks.
Kui toetust taotletakse millegi ehitamiseks, on taotlusega koos vaja esitada ka ehitusprojekt, ehitusluba ja dokumendid selle kohta, et ettevõte kas omab antud kinnistut või tal on kinnistu hoonestusõigus. Praktika näitab, et ehitusloa saamine võtab tavaliselt rohkem aega, kui arvatakse. Sageli kuulub konkreetne kinnistu hoopis ettevõtte omanikule, mitte ettevõttele, kes toetust taotleb. Sellisel juhul tuleb notari juures vormistada ettevõtte nimele kinnistu hoonestusõigus. Seegi võib aega võtta. Alustage varakult, et taotluse esitamise ajaks oleksid kõik vajalikud dokumendid olemas. Kokkuvõtteks. Kuni 150 000 eurot uute seadmete ostmiseks ja tootmis- või teenindusruumide ehitamiseks saavad kasutada kuni 9 töötajaga ettevõtted, kes on valmis maapiirkonda uusi töökohti juurde looma. Täpsem info toetuse tingimuste kohta on toodud meetme määruses ja PRIA kodulehel. Küsimuste korral saab alati nõu ja abi kohalikust maakondlikust arenduskeskusest ja ka PRIA klienditeenindusest. Telefoninumbrid, meiliaadressid ja kasulikud lingid on lisatud video kirjeldusse.